Tervist! Aspartam on teadupärast väga levinud suhkruasendaja, mida kasutatakse toiduainetööstuses üsna laialdaselt. Muu hulgas on sellega magustatud 0 kalorisisaldusega Pepsi ja Coca-Cola ja muud sarnased dieetkarastusjoogid. Kui Maailma Terviseorganisatsioon WHO lahterdas 2023. aastas ja suvel aspartami potentsiaalselt kantserogeense ehk siis vähki tekitavaks aineks, siis ma tegin sel teemal pikema video, kus ma selgitasin, miks ei maksa sest uudisest närvi minna ja miks on aspartami vähiteket soodustav mõju tegelikult ikkagi suuresti teoreetiline. Kui tahad aspartami ja selle vähiriski kohta enam teada, siis vaata videot, mille leiad jutukasti alt. Ma jälgin suhkruasendajate teemat üsna põhjalikult ja ma ei ütleks, et aspartami vähiriski osas oleks viimase 1,5 aasta jooksul tulnud teatavaks midagi oluliselt uut, nii et kõik see, mis seal videos kirjas ja räägitakse, kehtib ka praegu. Küll aga on nüüd ajakirjas Cell Metabolism ilmunud üks iseenesest väga asjalik ja põhjalik teadustöö, mis joonistab välja minu jaoks isiklikult pisut üllatavalt mehhanismi, kuidas aspartami regulaarne tarvitamine võib oluliselt tõsta su südamehaiguste riski. Ma räägin nüüd sulle sellest uuringust ja selgitan ka, miks ma pean selle käigus tehtud leide olulisteks, aga ei näe samas, et need muudaksid nii-öelda mängu. Ehk siis ma räägin teile, miks ma ei arva, et sa peaksid loobuma oma Coke Zerost, kui sulle meeldib samust aegalt tarvitada. Antud teadustöö raames lasid uurijad hiirtel lakkuda igapäevaselt 10 minuti jooksul vett, mille aspartami sisaldus oli kuni 0,15%. Ja leidsid, et esiteks tõstis vaatamata sellele, et aspartamil on sisuliselt 0 kalorisisaldus hiirtel insuliinitaset ja teiseks oli see insuliinitase pidevalt nii kõrge, et 12 nädala möödudes hakkas neil tekkima insuliiniresistentsus. Ehk siis olukord, kus keharakud ei reageeri insuliinile normaalselt, milline kurb olukord tõstab teadupärast muu hulgas teist tüüpi diabeedi riski. Kuna inimese ja hiire organism on erinev, ja väga sageli ei saa närilistel tehtud leide inimesele üle kanda, tehti sarnane katse kasutades ka pikksaba makaake ning leiti, et aspartami sisaldav joogivesi tõstab insuliinitaset ka neil. Ehk siis nüüd on meil enam alust arvata, et midagi sarnast toimub ka inimese puhul, sest nii makaagid kui ka meie oleme teadupärast mõlemad primaadid. Lisaks, ja see on nüüd otseselt seotud südame tervise teemaga, tehti kindlaks, et hiirtel, kelle joogivees oli aspartami, tekkis võrrelduna nende hiirtega, kelle joogivees seda ei leidunud, oluliselt enam ja oluliselt kiiremini arterites ateroskleroosile viitavaid muutuseid. Ja mida enam nad aspartami tarvitasid joogivees, seda rohkem ja kiiremini neid muutuseid tekkis. Ateroskleroos ehk arteri lubjastus on teadupärast seisund, mille korral arterite sisekihti tekivad selle läbilaskevõimet ja arterite elastsuse vähenemist põhjustavad kitsendavad naastud. Ja see võib siis viia loomulikult tõsiste komplikatsioonideni nagu südameinfarkt või insult ja just selliseid naaste tekkis arterite sisekihile aspartami hiirtel enam ja kiirema tempoga ja lisaks leiti taolistest naastudest rohkem makrofaage ehk immuunrakke, mis on otseselt seotud aterosklerootiliste muutustega arterites. Põnevat oli selles teadustöös tegelikult veel ja päris palju, sest näriliste makaakide insuliinitase tõusis sellele vaatamata, et aspartamis on sisuliselt 0 kilokalorit. Ja uurijad tegid üsna veenvalt kindlaks, et insuliinitaseme tõus oli põhjustatud aspartami mõjust uitnärvile. Ja kui seda närvi hiirtel kahjustati, siis insuliinitase ei tõusnud. Ka tegid uurijad kindlaks täpse valgu, mis on antud juhul aterosklerootiliste muudatustega seotud, mis võib anda ravimitootjatele päris hea sihtmärgi ateroskleroosi riski vähendavate ravimite välja nuputamiseks. Ja lahedaid leid oli veel, nii et ma soovitan uuring läbi lugeda, aga ise ma sellest uuringust siin pikemalt jahuma ei hakka.
Küsime nüüd siis, kas antud uuringu tulemused tähendavad, et aspartaam põhjustab inimesel ateroskleroosi ja suurendab näiteks infarkti ja insuldi riski, sest ringlemas on arvukaid antud uuringu põhjal tehtud uudiseid, mis just nimelt seda väidavad. No, aus ja täpne vastus on, et antud uuring seda kindlasti mingilgi moel ei tõesta ja enne kui me hakkame tegema selliseid kõlavaid avaldusi, tuleb esmalt läbi viia samalaadne teadustöö inimestel. Esialgu on meil ateroskleroosi ja aspartaami seos tuvastatud ainult hiirtel. Ka makaakidel ei ole seda leitud, sest nende puhul vaatlesid uurijad vaid, kas aspartaam tõstab nende organismis insuliini taset. Teiseks, aspartaami tarvitamise mõju inimese insuliini tasemele on korduvalt ja põhjalikult uuritud. Ja on leitud, et vähemalt juhul, kui sa ei tarvita aspartaami tohututes kogustes pikema aja vältel, ei tõsta see keskmisel inimesel insuliini taset. Kolmandaks, ja see on väga oluline, võib-olla isegi kõige olulisem, vaata uuringus kasutatud närilised ei olnud absoluutselt kindlasti mitte tavalised hiired, vaid need olid spetsiaalsed geneetiliselt muundatud laboratoorsed hiired, kellel on täielikult inaktiivne ApoE ehk siis apolipoproteiin E-geen. ApoE on oluline valk, mis osaleb kolesterooli ja teiste lipiidide transportimises organismis. Ehk siis lihtsamalt öeldes, need hiired on loodud selliselt, et neil tekib ateroskleroos ebanormaalselt lihtsalt ja sisuliselt mitte millestki. Lisaks anti neile, et nad ikka kindlasti võimalikult kiiresti aterosklerootilisteks muutuksid, suure rasvasisaldusega ja kolesteroolikas toitu. Ja mitmed eksperdid on tegelikult toonitanud, et selliste hiirte kasutamine teadustöös muudab selle tulemused inimese tervise seisukohast mõttetuteks. Ja ma päris nii ei ütleks, aga laias laastus ma olen tegelikult selle idee suunaga nõus küll. Minu jaoks on väga segane, miks ei kasutatud antud uuringus kindlat doosi või doose. Uuringus on kirjas, et aspartaami sisaldus joogivees oli 0,05, 0,1 või 0,15%, aga seda vett lubati juua katseloomadel teatud aja jooksul ja millegipärast ei ole uuringus kirjas, kui palju nad siis seda täpselt tarvitasid. Ja minu jaoks on see natukene veider ja ma ausalt öeldes tunnen ka, et see on kahtlane, sest kui ma oleksin paranoilne, võib-olla ma natuke olen paranoiline selles küsimuses, siis ma kahtlustaksin, et tarbitud aspartaami kogust üritatakse varjata. Ja tegelikult on see suurusjärgu võrra suurem, kui üritatakse välja näidata. Ka üldiselt on mul, kui ma olen nüüd briljantselt aus, natukene selline tunne, et uuringu läbiviijad ei soovinud mitte kindlaks teha, kas aspartaam võib omada teatud mõju, vaid üritasid tõestada, et see omab seda, ehk siis nad ei olnud teadustöös päris erapooletud, vaid pigem ikkagi ühes suunas kallutatud. Ja ma saan aru, et see on selline suhteliselt ränk süüdistus, aga ma toon sulle ainult ühe näite. Näiteks uuringu sissejuhatuses on üsna alguses lõik, milles väidetakse, et lapsed ja täiskasvanud kasutavad sageli aspartaami enam, kui soovitatakse tervise regulatiivsete ametikondade poolt. Teeme väikse arvutuse. Euroopa Liidus on see piir 40 milligrammi tarbija kehakaalu kilo kohta ja USA's 50 milligrammi inimese kehakaalu kilo kohta. Peamiselt jõuab aspartaam inimese sisse dieetkoolasid kasutades ja ühes kihiseva joogi 0,3 liitrises purgis on maksimaalselt 125 milligrammi aspartaami. Selleks, et jõuda Euroopa Liidus ohutuks peetava maksimaalse tasemeni, peaksime oma 75 kilose kehakaalu juures iga päev jooma ära 24 purki dieetkoolat ja mitte ainult ühel päeval, vaid tegema seda iga jumala päev. Ja need soovitatavad maksimaalsed kogused ei ole tegelikult võetud laest, vaid need põhinevad arvukatel teadusuuringutel ja need tasemed on viidud ka varasemate teadusuuringute ohuhinnangut arvestades tohutult madalale, ehk siis sinna on sisse kirjutatud sageli 10 või isegi 100-kordne varu. Ja kokkuvõtteks, meil on selge teadmine, mis põhineb inimestel läbi viidud mahukatel uuringutel,
et liigne suhkru tarbimine ja sellest tulenev liigne kehakaal suurendavad oluliselt südamehaiguste riski. Mistõttu, kui sa kasutad aspartaamiga magustatud sööke jooke oma kaalu langetamiseks või selle kontrolli all hoidmiseks, siis on see sinu tervisele kindlasti palju parem valik, kui hakata kasutama nii-öelda looduslikku magustajat ehk siis suhkrut. Millisel juhul sa võiksid suhtuda aspartaami tarvitamisesse natukene ettevaatlikult, on siis, kui sul on juba, ütleme, ainevahetuslikult väga suuri probleeme ja sinu ainevahetuslik masinavärk võib-olla ei tööta nii efektiivselt ja hästi nagu keskmisel tervel inimesel. Kui sul ei ole kehakaaluga probleeme ja sul ei ole diagnoositud ühtegi kroonilist ainevahetuse haigust, aga sulle lihtsalt meeldib aeg-ajalt purk või 2 dieetkoolat juua, siis sa võid seda teha edaspidi ka rahuliku ja antud video kontekstis terve südamega. Kui ka tõepoolest tulevad uuringud, mis näitavad täna mainitud seost inimese puhul, avaldub see jutu olulises, üldsegi vähegi olulises mahus ainult siis, kui sa tarvitad ikkagi igapäevaselt väga suuri kogusid aspartaami ja su organism on juba saanud lisatud suhkrute tarbimisest nii ränga löögi, et see ei funktsioneeri enam normaalselt. Aspartaam ei ole, kui nüüd jäi mulje, et ma olen siin mingi aspartaami müügimees, magustajana isiklikult minu esimene valik, aga ma ei tee ka enese jaoks mingisugust probleemi, kui ma aeg-ajalt midagi sellist söön või joon, milles see sees on. Kui sa tahad teada, mis on kõige tervislikum suhkur, mida ka näiteks mina ise tarvitan ja igati soovitan, siis heida pilk peale sellele videole, mille leiad jutukasti alt. Üldiselt aga tervislik toitumine, korralik ööuni ja regulaarne aeroobne ja loomulikult ka lihastreening on sinu tervise osas palju olulisemad kui see, kui sa aeg-ajalt mõne dieetkoka jood või siis ei joo. Nii et ära mõtle üle ja jõusaalis näeme!